Sa kuulad Motomuusat, Eesti esimest podcasti, mis keskendub naistele mootorite maailmas. No nii, algamas on siis kaua oodatud Motomuusa podcasti kõige esimene osa ja ma arvan, et kõige esimene osa saaks olla selline väärikas, kui saatekülaline on hästi väärikas ja ma arvan, et selle saatekülalise nime võib küll kuldsete tähtedega Eesti veemotospordi ajalukku kirjutada. Carol Soodla, värske maailmameister. No, kas oled harjunud juba selle mõttega, et sind saab edaspidi kutsuda maailmameister Carol Soodla? Natuke on ikka võõras veel, sest et ma ei tea, ma olen sellest unistanud nii kaua ja nüüd, kui see lõpuks on kätte jõudnud, siis on, kui vahel meelde tuleb, siis on ikka nagu vau, okei, lõpuks. Et ikka on nagu harjuma peab. Kas sul on see hetk ka meeles, see võistlusmoment või kui sul oli juba ennem ära otsustatud või oli see viimase piiri peal, see viimane sõit oli otsustav? Meil oli ikka viimase sõiduga oli otsustav, sest mul oli enne viimast sõitu veel väike vea tegin sõiduga sisse ja siis viimase sõiduga oligi selline otsustav, et kes maailmameistriks saab. Ehk see oli suht selline pingeline ja lõpuks meil oli seal võistlustega veel, mul tehti protest ja kui see protest oleks nagu rahuldatud, siis ma oleks jällegi oma tiitlist ilma jäänud. Nii et see oli see viimased tunnid enne seda autostamist olid väga-väga pingelised. No mis su esimesed mõtted olid, kui sa oma paadist välja astusid? Mäletad sa neid? Ma vist nutsin, ma arvan. Ja ma ei teagi, uskumatu tunne. Kuidagi täiesti nagu, jah. No sa oled 11 aastat sõitnud. No mis seekord siis sa teistmoodi tegid, et sul on varasemaid võite ka, et mis siis seekord see võiduretsept oli, et nüüd just see kuld ära tuli? Ma ei teagi, ma arvan, ma olin kuidagi üllatavalt rahulik minnes üldse võistlustele ja kuidagi see sõit sinna, et muidu ma olen alati nagu natuke nagu paanikas ja kuidagi, aga seekord oli hästi selline, et ma lihtsalt lähen ja sõidan ja nagu olen mina ja siis ma ei teagi, võib-olla see siis aitaski kuidagi. Kas see väike sõiduviga jäi natukene kriipima ka või vahet ei ole, kuld on kuld? Ikka ei. Oleks võinud ikka kõik sõidud ära võita, aga ikka juhtub vist. Sa oled ainuke naine või sinu klassis on veel naisi sõitmas? Hetkel vist ei ole. Ei, Lätis on isegi, aga tiitlivõistlustel praegust olen üksi sõitnud naistest. Aga varasemalt meil on ka ikkagi olnud maailmameistreid on olnud naisi nii Lätis kui Soomest. No kuidas üldse veemotoni jõudsid? See ei ole päris selline tavaline võib-olla ala või üldse ka tüdrukute ala, kui nii öelda. Vaevalt sa väiksena mõtlesid, et kui teised tahtsid politseinikuks või arstiks saada, mina tahan veemotosportlaseks. Ei, ma ka ei teadnud veemotos mitte midagi, aga mu vanemad käisid meremessil ja seal oli väike veemoto nurgakene ja siis nad arvasid, et äkki võiks mulle ja mu õele meeldida ja siis üks päev tuldi mulle siis kooli järgi ja öeldi, et lähme proovime sellist uut spordiala, et võib-olla sa tahad ka proovida, et ja siis ma nägin, öeldi, et kiirpaadid, siis ma kujutasin ette kaatrid, mingi suured, öeldi, et mingid paadid sõidavad, sa oled nagu kõhuli seal paadis, siis ma mõtlesin küll, et kuidas see nagu, kujutasin kaatrit ette ja mõtlen, kus sa kõhuli sõidad seal. Ja siis jõudsime kohale, siis ma nägin neid paate, siis ma olin nii üllatunud, et sellist paatidega sõidetakse ja ma arvan, see esimene kord, kui ma paati istusin, ma ei julgenud gaasi ka päris põhja vaid, siis jah, igastahes. Jah, aga kuidagi jäime selle juurde mõlemad. See meenutab natuke minu algust paadispordiga. Mul oli samamoodi meremess, kutsuti ette, kas sa tahaksid kiirpaadiga sõita. Ja mina kujutasin ette, see mõtlesin kaater, mina mõtlesin suured meeskonna sõite, et istume siin, saan istuda, toolid, värgid. Läksin sinna, helistasin post. Kuule, ma ei näe seda paati kuskil. Selja taga. See 12 või 7 meetrit pikk mingisugune, no see oli ka samamoodi istud, on ju, rool on see, sina oled küll kõhuli, on ju. Ja siis vaatasin, sellele lubasin ennast, et ma hakkan sõitma. Siis oli samamoodi, aga kui see esimene võistlus käes oli, siis oli, ma arvan, üks ägedamaid kogemusi ja kuigi meil oli ka, vaatasime trennis neid samu kiirpaate, siis ma mõtlesin, et mis kuramuse moodi nad nendega sõidavad. See tundub nii ohtlik, sa oled kõhuli seal peal, vee peal, kui sa muidu istud on ja kiirpaadiks, ood on ju suured, et see kõhuli olek tundub seal nagu eriti veel kuidagi hirmus. Esimest korda, kui ma kõhuli paadiga sõitsin, siis ta oligi selline, ta oli ikka hoopis teistsugune ja see paadid käituvad hoopis teistmoodi, siis minu põhiklass on istuli ja aga ma ei tea nüüd, kui ma olen sellega nüüd paar aastat trenni teinud ja võistlus käinud, siis on päris loomulik. Ja sa mäletad ka oma esimest starti? Starti ma otsi mäletan sõidu lõpus, meil on seal vint seal mootori küljes, mäletan mul sõidu lõpus tuli see ära
ja siis me käisime seda vee sees otsimas veel ja aga ma mäletan, ma olin hästi aeglane esimene võistlus. No mis sind selle juures paelus, et kui sa varasemalt polnud sellega sõitnud, näinud, sa läksid võistlema ja jäid sinna ja päris pikaks ajaks jäid, et mis on see, mis hoiab sind kinni selle juures? Ma ei oska mingit kindlat asja tuua. Mul oli nagu lihtsalt see paadiga sõitmine nagu tegelikult selline nagu vabastav tunne või nagu kuidagi, et saab sõita kiire kiirusega ja lihtsalt nagu olla üksi seal paadis ja võistlustel nagu kuidagi sa oled seal üksi seal nagu sõidad, kuigi see on tiimisport, aga nagu sõitmise ajal sa oled nagu üksi ja kõik on nagu sinu peal. Kuidagi selline nagu, ma ei teagi. Seda ilmselt peab kogema, et seda ongi raske kirjeldada. Sa mainisid oma õde ka, et su õde sõidab jetiga. Ei, ta sõitis ka paadiga. Ka paadiga? Nüüd ta ei ole paar aastat juba sõitnud. Tuli natuke pereelu peale. Aga ta sõitis ka ja tuli ka sest samas paadiklassis tuli Euroopa meistriks. Et ikka vahetate muljeid ka, et kuidas paremini saab või nippetrikke oma vahele. Ikka võistlustel ka kogu aeg kirjutab või helistab, et kuidas läks ja mis juhtus ja et ikka. No mis on kõige sellisem pöörasem hetk sinu võistluskarjääri jooksul, mis sul nagu kohe meelde tuleb? Esimest tuli meelde, mul läks kunagi paadi mootor põlema võistluste ajal. Need vist isegi Euroopa meistrivõistlused. Oli viimane ring ja mul sõideti tagant mootorist sisse. Ja tavaliselt sõidetakse otsa, siis nagu, kui nagu õnna sõidetakse, saab edasi sõita või siis kui natuke tugevamis mootoris võib-olla midagi läheb katki või mis iganes ja jääb mootor seisma. Aga mul läks mootor täiesti põlema ja siis ma mõtlesingi, et mis nüüd saab, et kas terve paat põleb maha või aga õnneks tuldi ruttu päästma ja kustutati see tuli ära ja isegi mootor pärast töötas üllatavalt. Palju sul neid hetki on, kus sa oled mõelnud, et tead, ma enam ei viitsi, ma enam ei jaksa? Aitab? Ma arvan, et päris sellist ei olegi olnud, et nagu, et enam üldse ei taha. Kui midagi nagu ebaõnnestub või siis ikka on selline korraks, et nagu, ma ei tea, aga ikkagi iga kevad on ikkagi see, et ma tahaks ruttu paadiga sõitma minna jälle ja et. No räägime natuke su paadist, et mis endast kujutab, kes ei ole üldse veemotospordiga kokku puutunud? No meil on hästi palju erinevaid paadiklasse ja põhimõtteliselt saabki jagada, siis on sellised istulipaadid ja siis sees, kus on nagu lamad sees. Mina sõidan, siis minu põhipaadiklassiks on istulipaadiklass GT30, kus umbes kiirust jäävad sinna 80-90 kilomeetri vahele ja 30 hobujõuline mootor on ja seal me siis sõidame. Aga ja siis minu uus paadiklass, kus ma nüüd järgmisest aastast nagu täielikult hakkan sõitma, ongi siis Osi 400, mis on siis kõhuli. Ja see sõidab umbes seal 100-110 kilomeetrit tunnis. Ja. Päris kiired on, sest tegelikult kui sa võtadki, ma ei tea, võidusõidu raja peal, see kiirused on ikka päris märkimisväärsed. Vee peal see sama kiirus on ikka kordades hullem ju. Laine, kõik see tunnetus, see on ju hoopis teine maailm. Ta tegelikult vee peal mulle tundub vähemalt on just kuidagi nagu aeglasem, kõik see kiirus või nagu ei pane tähele, et või nagu sõidad oma 90 kilomeetrit tunnis, siis ei ole sellist tunnet, nagu sõidaks maantee peale 90 kilomeetrit tunnis. Tundub kuidagi nagu aeglasem või on lihtsalt nii palju ära harjunud selle kõigega. Aga füüsilise poole pealt, kui raske on, siis see laine ju ikkagi peksab võrdlemisi kõvasti vastu. Ta ikkagi peksab ja eriti ongi mingid sellised suuremad võistlused, kus on rohkem lainet tekib, siis on ikkagi päris raske ja peale sõitu on ikka terve keha läbi. Ongi eriti need lained, siis sa hüppad seal paadi, siis tuleb paadist välja, siis täpselt tundub nagu sisikond oleks kõik tagurpidi, sest nagu tõesti. Palju sa üldse näed, kui te võidu sõidad? Ma mäletan, kui mina selle riiptüüpi paadiga võistlesin, see oligi see, et reaalselt kui teine paat must mööda läks, ma ei näinud mitte midagi seal. Sõitsingi täiesti pimeduses, ma teadsin, et väiksema klassi paadid võivad mulle sinna ette jääda, siis üritad seal vee sees kuidagi aru saada, kus on, et teil on samamoodi pritsib seda niimoodi, et sa vahepeal ikka ei näe. Sa proovidki kuidagi nagu sellest veesambast välja sõita võimalikult kiiresti, et jälle oleks midagi näha. Et jah. Kas seal kiirpaadiga võistlemisel on see oluline ka just start, et see, kes eest ära saab, see põhimõtteliselt võib öelda, et ta on juba hästi, on ju? Jah, ikka see puhas vesi on kulda väärt, nagu meil ütlus on. Et see, kes esimesel läheb, see tavaliselt lähebki pikalt eest ära. Et jah. No kui palju sa ise pead või puutud üldse selle paadi tehnilise poolega kokku, et paned ka käed külge või oled selle jätnud teiste pärusmaaks? Ma ikka natuke proovin niimoodi nagu, kui me trenni teeme ja asju, aga võistlustel ma ei tohi sinna mootori juurde minna, mitte midagi puutuda ei tohi, et siis on mehaanikud tegelevad selle kõigega.
aga ma ikkagi natuke nagu proovin seal vahepeal mingiseid juhtmeid ühendada, midagi kinni seal kuidagi panna, aga jah, enamasti ikkagi mehaanikud tegelevad sellega mul. Palju neid paate või palju sul näiteks tehnilisi probleeme üldse võistlustel ette tuleb? On see selline levinum probleem või pigem harva? Ei, ikka tuleb. No motospordis on ikka selliseid, juhtub mingisid, et kas mootoris midagi jälle ei toimi või meil oligi nüüd just hiljuti oli Itaalias võistlused, kus mul sõideti ka kütuse mingi filter vist, sõideti katki ja siis oli jälle selline, et ei tööta ja pärast me lõpuks ei saanudki teada, miks mul see mootor enam nii hästi ei töötanud seal järgmistes sõitudes. Ja. Palju teil õnnetusi seal juhtub? Oleneb. Viimasel ajal vähem, minul vähemalt, aga ikka juhtub vahepeal ette, et jah. No su esimene MM-medal tuli 2018, ma just vaatasin, sul on 3 MM-pronksi hõbemedal ja siis on Osi 400 klassi pronks. Lisaks on sul 3 Euroopa meistritiitlit ja 2 EM-hõbedat. Praegu oleks küll küsimus, kuhu edasi siit üldse? No nüüd ongi uues paadiklassis on vaja järgi teha, saada oma medaleid koguda, et hea algus on juba tehtud. Et jah, on siht olemas. Et see Osi 400 on siis samm edasi, ta on kiirem seal, siis võid mootorit rohkem teha või see seal ei tohi ka midagi teha ikka, lihtsalt on võimsam. Jah, ta on võimsam ja ta ongi täiesti teistmoodi, kõik see pööramine ja kõik toimub, on hoopis teistsugune. Ja ma ei teagi, me oleme seda nagu plaaninud seda, et Osis edasi liikuda juba päris pikalt, aga mul oli alati eesmärk, et ma pean selle MM-tiitli kätte saama, enne ma sellest GT30 klassist edasi liigu. Et kui kulda ei ole, siis edasi ei lähe. Ja nüüd lõpuks sain ja nüüd saab edasi minna täielikult. Kui palju see erineb see Osi 400 nüüd kiiruse poole pealt, aga kõik see sõit ja kõik see palju see eelmisega võrreldes? Ta on ikka hoopis teistsugune. Täitsa teine maailm. No GT30-ga ma saan hästi nagu kitsaid kurve teha ja aga Osi 400 sellega on ta see pööramiskoht või nagu nurk on hoopis teistsugune ja üldse nagu sõitmise poolest ka. Ta on natuke kergem, ta nagu selles mõttes, et nagu ta ei kannata üldse nii palju laineid ja tuulega võib natuke kergemini lendu minna ja. Palju sa trenni teed üldse? Mõtlen vee peal ja kas sa teed eraldi veel mingit füüsilist trenni? No ma proovin ikka nagu sellised hooaja väliselt jõusaalist palju käia ja niisama mingit üldfüüsilist teha. Suvel meil oleneb trenniaegadest või kuidagi nagu palju me trenni teeme, sest kui ma suvel saan Tartus olla, siis me teeme rohkem nagu nädala sees ka trenne, aga kui ma pean Tallinnas suvel olema, siis me teeme ainult nädalavahetustel. No sa reisid hästi palju, et palju see su igapäevaelu tegelikult nagu muudab ikka, et kas sa oled nagu rahul selle muutusega või vahepeal nagu tunne, et tahaks natukene stoppi peale tõmmata, ma ei tea, tahaks sõpradega vahepeal olla, et ainult võistlused, ainult kotid kogu aeg paki kokku jälle mine, on. Ei, ta ikka suvel on selline, et sõbrad on ikka, et võiks midagi teha, siis mul nagu oodake, ma pean vaatama, mis mu võistluskalender on, kas mulle sobib see jälle midagi või et suht keeruline on, aga ma arvan, ma olen sellega 11 aastat suht ära harjunud, et suved on natuke kiiremad ja võib-olla ei saa nii palju sõpradega alati koos olla. Ja. No mis nüüd 11 aasta jooksul need kõige suuremad tagasilöögid on sellel teel? Võib-olla millega sa võib-olla ei oleks osanud arvestada või lihtsalt on paratamatu selle spordiala juures? Ma ei teagi. No kui ma alustasin, siis ma alustasin noorteklassiga, võib-olla seal mul oli rohkem siis õnnetusi, siis oli rohkem selline, et kas ma peaks seda spordiala nagu tegema, sest mul oligi 1 aasta jooksul 2 sellist suurt õnnetust, kus ma ühe nädala veetsin Soome haiglas ja siis paar kuud hiljem, siis mulle öeldi, et ma ei tohiks sõita nüüd paar kuud, peaks pausi võtma ja siis peale seda pausi läksin esimese võistlusele, siis oli uuesti õnnetus ja siis oli küll selline, et nagu kas peaks või nagu kui hea see on, aga kui ma täiskasvanute klassi edasi liikusin, siis kuidagi läks nagu turvalisemaks. Et seda plokki ei tekkinud, et vahest on, et kui sul on mingi õnnetus selja taga, et siis nagu alateadlikult kuidagi tõmbad ise hoo maha. Ei, seda õnneks. Ma olen nagu ise tähele pannud, kui mul mingi selline natuke suurem õnnetus või midagi juhtub, siis mu aju nagu kustutab selle mälust ära õnneks. No, väga hea omadus. Ei tule seda hirmu peale. No sa oled oma tiimi hästi palju maininud ja tänulikult selle, kui suur see tiim on või kuidas teie see igapäevatöö välja näeb? Oleneb. No mul on mehaanikuks on mu isa, kes on nagu kogu aeg ja trenn kogu aeg kaasas ja aitab alati. Siis mul on mu treener Hendri,
kes on ka, aitab ka paadiga seal või aitab mõelda, kuidas midagi tegema peab. Siis meil on vahepeal kaasas ka lisainimesi siis või nagu, kes aitavad ka, kui meil on eriti nagu selle Osi 400-ga on vahepeal nagu kahekesi raske, et siis on hea, kui on lisaks inimesi. Ja siis meil käivadki klubist, käivad siis abis. Ja üleüldiselt, kuna see on nagu nii suur, kõik muidugi nii seotud, ehk meil ongi nagu paadi ehitamine on juba klubis, siis on minu viimane see, kõik need paadid ehitatakse klubi poolt ja aidatakse kaasa ja nagu aidatakse mõelda, kui mingid ideed tulevad või nagu mingid mõtted. Pluss, et kõik pereliikmetel on puhkusekalendrid sinu kalendri järgi süngitud, on ju? Palju sellest toest on kasu ka, et kui sul oma lähedased see rajas, et see tunne, et sa tead, et nad on siin vaatamas? Ei, see on ülitore. Mulle alati meeldib, kui tulevad nagu sõbrad ka vaatama, kui nad saavad tulla. Eriti kui meil Tartusel võistlused olid, siis sõbrad tulid siin Anne kanali juurde ja see oli nii tore neid näha ja siis nad nagu nägid ka seda kõike, seda melu. Sest nagu ma võin rääkida nii palju sellest, kui tahan, aga kui seda ise nagu ei ole näinud, siis võib-olla ei saa päris aru. Ei koge seda niipidi. Sest paljud on need, kes just ei tahavad seda mingit oma rahuhetke, et tahan võistlused ära võita, vaata ei taha rääkidagi või midagi, on ju. Et sul on pigem see, et mida rohkem seda uhkem. Jah, ei, ikka. Mulle meeldib, kui inimesed on kuskil lähedal ja saab nagu arutada asjad üle, et kas sa nägid, mis seal juhtus ja ikka. No, tippklassis sõitmine, ilmselt see ei ole ju odav lõpu ka. Et mis üldse veemotospordis need hinnad või need hooajad üldse umbes numbriliselt umbes olla võivad? Ma väga ausalt täpselt ei oska öelda. Mul isa suht palju seal maksab kõik kinni enam-vähem. Nii et ma olen väga tänulik talle, et ta on viitsinud kõik need aastad sellega tegeleda ja nagu sest ei ole väga odav spordiala ja ongi eriti need mootorid vahepeal seal lagunevad ja siis peab neil mingi osi, ma ei tea, parandama ja paadid ka veel ja et ei ole odav. Kas sponsorid on üldse praegu lihtne leida? Et ma mõtlen, et okei, et sul on ju mega saavutused ees, Euroopa ja MM, kõik tiitlid, asjad ette näidata, et kas nad tulevad või peab ikkagi olema see inimene kuidagi moodi veemotos ka seotud, et ta jagaks seda biiti, et kuhu see raha läheb ja kui palju? Pigem ei tulda, vist ei ole väga kunagi tuldud niimoodi, et ma tahaks tulla su sponsoriks. Et kuna veemoto, keegi ei räägi sellest väga palju ja seda ei ole väga palju meedias ja nagu ei teatagi, siis ei tulda ka väga oma rahaga, et palun võta. Kusjuures mul oli sama, kui ma kuulsin, et sa tulid maailmameistriks ja siis ma vaatasin vaikus, Veemotoliit tegi postituse tänu sellele ka, et mu vennatütar sõidab jetti, et oled nagu rohkem selle kursis. Mõtlesin ka, et mida veel vaja on siis? Maailmameister ja siis lõpuks vist oli AK uudised äkki või keegi siis nägin seda intervjuud. Ma mõtlesin ka, et mis sa veel, okei, ma saan aru, et sa ei teegi seda sellepärast, et umbes nüüd kõik jookseks lillekimpudega, aga ikkagi see ei ole mingi tavaline külavõistlus või see ei ole isegi lihtsalt Eesti meister, mitte ma ei pisenda Eesti meistrivõistlust, aga lihtsalt maailmameistri võistlused ja keegi ei tea midagi. See ongi nagu keeruline või nagu üleüldse kõik need motospordid mulle tundub, et nagu võrreldakse või nagu motospordis saadaks mingi saavutus ja siis on, mis on võib-olla natuke isegi parem kui mingi olümpiala saavutus ja siis ikkagi tõstetakse rohkem seda olümpiala nagu esile ja nagu, ma ei tea, vahepeal tekitab sellist nagu, et miks siis nagu meie sport nii ebaoluline on nagu võrreldes mingi jah, et kui sa ei ole Ott Tänak ja ei sõida rallit, siis me ei räägi sellest. Põhimõtteliselt jah. Et kuigi tegelikult meil on ju nii palju erinevaid mootorispordialasid ja isegi mitte ainult seda, et naised sõidavad, vaid üleüldiselt, mida võiks kajastada. Aga mis sa arvad, mis teha saaks, et rohkem kajastataks? Ma ei teagi, meil on nüüd vahetus seal Veemotoliidus natuke see juhtkond ja mulle tundub, et nüüd selle aastaga on rohkem meid seal meedias kuidagi olnud ja rohkem nagu silma jäänud võib-olla. Aga võib-olla siis paari aastaga siis nagu pigem vist tundub, et peab nagu siis ise nagu see alaliit peaks tegelikult vist ise nagu pushima seda infot jagama. Sest et mul on ka uudiste poole pealt kuulnud, et paljud ongi see, et jah, ma hea meelega võiks kajastada, aga anna lugu, tee lugu, et siis umbes me paneme eetrisse, mis on tegelikult ka juba suur samm, et vähemalt käiks see kuskilt läbi. Et veemotos on üldse naisi vähe. Et kas sul on nagu kuidagi nagu see tunne ka, et pigem olgu vähe, et saad meestega võita, sest neid on nagu magusam võita või tahaks pigem selline võib-olla isegi eraldi naisteklassi, et saaks nagu päriselt naistega võidu sõita? Ma arvan, et päris paatides naisteklassi teha oleks natuke
kui me 2-3 sõidame, mis läheb igavaks. No aga äkki neid tuleb nüüd tohutult palju juurde? Ma ei teagi, ma nagu nii palju ei ole mõelnud selle peale, kas mul ei ole väga vahet, nagu kui paat on kaasvõistleja on kiire, siis nagu ma ei teagi. Ei, aga tore on ikka niimoodi, et näiteks seal Inglismaal, kui ma maailmameistriks tulin, see oli selline, lähed sinna autasustamisele ja surud kõik kätte, siis vaatad, et astud kõige kõrgemale poodiumile ja astmele ka veel, see selline natuke oli selline, eriti kuidagi. No eks ta ikka on ju. Kui ütleks 3. koht, 2. koht, mees ja võitja. Aha. Kas sul on oma karjääri jooksul nagu tundunud ka, et sa pead nagu rohkem kuidagi tõestama, sellepärast, et sa oled naine? Võib-olla natukene, aga ma arvan, et nagu viimastel aastal on see, et kuna ma olen oma need mingid tiitlid kätte saanud, siis on natuke selline, et enam ei pea nii palju tõestama või nagu ma arvan, et kaassõitjad nagu teavad, et nagu ei ole võib-olla selline inimene, kes nagu vaata, et tead, ta nagu ei tule kuskile, et ma ei tea, kas see ei loogia. Kuidas teised suhtuvad sinusse kui sportlasesse, et mitte ainult sellepärast, et sa oled naine, vaid üldiselt, et kui sa lihtsalt tuled ja nopid niimoodi kõik need kõige magusamad medalid ära? Mulle tundub, et vahepeal see natuke häirib neid, eriti algusaastatel, kui ma tulin. Jah, et on olnud selliseid juhtumeid, kus tulevad siis mingite sõitjate siis kas vanemad või mehaanikud ja tulevad on natuke kurjad, et mis mõttes ma nende siis lapsest või siis tiimikaaslasest mööda sõitsin ja võib-olla ei ole kõige sõbralikumad sellel hetkel. Et ma ei ole näinud, et seda oleks teistele meessõitjatele siis nagu nii palju tuldud ja niimoodi räägitud. Aga ma proovin sellest ise nagu rohkem üle olla. Vahepeal ikka läheb natuke nagu hinge. Veits nagu... natuke kriibib ikka, et miks? Jah, aga jah, suht harjunud sellega. Või on sul üldse mingid kindlaid piirkondi ka, kus sul näiteks võistelda meeldib või mingid kindlad võistlused, mis sul lemmikud on? No mulle väga meeldib võistelda Itaalias või meeldis nüüd peale seda viimast võistlust enam nii lemmikkohaks enam ei ole. Või ma ei tea, meil oligi see korraldus oli kuidagi nii halb seal ja võib-olla tundus, et eestlasi natuke kiusati ka meid seal natuke, nii et selline, aga muidu mulle seal meeldis selline ilus sellise järve peal ja mäed taga, selline mõnus sõidad seal ja siis vaatad neid mägesid vahepeal ja aga Eestis on alati tegelikult tore võistlus, mulle täiega meeldis, kui meile Anne kanalis olid võistlused ja ma ei teagi, Aluksnes Lätis siis on ka tegelikult hästi ilus rada ja see on hästi ilus võistluskoht nagu tehtud korda ja. Ja sul on olnud väga selline stabiilne ja kõrgetasemeline karjäär, et mis hoiab sind üldse motiveerituna, et jätkata seda ratast kogu aeg ja kuidas sa oma nagu vaba aega või seda oma mentaalset poolt nagu korras hoiad? Ma arvan, et ongi see siht, et ma tahaks jõuda sinna maailmameistri tasemele või nagu saavutada seda medal ja see kõik see nagu, et see viibki edasi ja nagu see, et mulle nii meeldib see spordiala ja kõik see nagu, see on nii tore ja lahe ja kõike. Aga ma olen viimasel nagu avastanud või nagu mul oli vanasti võistlustel, ma tundsin, ma olin hästi nagu paanikas ja siis ma proovisin nagu kuidagi ennast leida erinevaid variante, kuidas nagu tegeleda sellega ja nagu ise valmis olla võistlustel ja paar aastat tagasi leidsingi lugemise, et ma võistlustel istungi oma raamatuga seal sõitude vahel ja siis loen ja siis kuidagi see aitab mul olla nagu vaimselt kuidagi valmis kõige selle sõitmise ja olukordadega. Mis raamatuid sa loed? Kõike, mis kätte juhtub. Et ei ole mingid kindlad žanrid, mingi psühholoogiat või spordipsühholoogiat? Ei. Pigem sellised nagu ilukirjandust, ma arvan, siis on nagu... Et ei pea väga kaasa mõtlema, et lihtsalt kulgeda. Kui palju võistlusi sul ühel hooajal on? Oleneb, kui paljudel me saame sõita kaasa ja millised sobivad. See aasta meil oli suhteliselt vähe. Jah, me sõitsime hästi vähe nagu Läti võistlusi kaasas ja Leedus me isegi ei käinud see aasta võistlemas. No meil oligi Itaaliasse sõit juba ja Inglismaale sõit, ehk nagu siis suuremad väljaminekud ja siis me otsustasime, et võib-olla hoiame siis mingite võistlustega natuke raha kokku ja ei sõida päris. Näiteks Baltikatele me ei läinud osalema, sest need olid ka Leedus ja siis meil olid järgmised võistlused tulemas ja siis jah,
et oleneb täiesti hooajast ja kuidas meil nagu aega ja no kuidas kõik võistlused nagu, kuidas need seal kalendris paiknevad. Kas nende tiitlivõistluste võistlused on ka erinevad, et maailmameistrivõistluste sari on üks, Euroopakad on teine, et on sul vahe ka, et kumb sulle näiteks, tiitel on muidugi MM magusam, aga mõtlen sõitude mõttes või korralduspoole pealt? Ei, need on suht sarnased ikkagi, et nagu kõik sõidavad ikkagi nii hästi, kui nad saavad ja tullakse ikka ja näidatakse, milleks nad valmis on. Et jah, me ei oskagi, nad nagu ikka Euroopakad ja maailmakad on ikka suht sarnased, lihtsalt ühega saab magusama auhinna, jah. Aga milline see võistluspäev välja näeb, et kui palju te sõidate, kui pikalt te sõidate? No meil on tavaliselt, kui mingid tiitlivõistlused, see on 2-päevased, ehk siis hommikul on koosolek või varem tavaliselt on tiitlivõistlusega, meil on reedeti, jõuame varem juba kohale võistlusplatsi, siis tehakse, vaadatakse paat üle, et kas tehniliselt sobib reeglitega, registreerimine ja siis ongi järgmisel päeval on juba koosolek, kus räägitakse, siis näidatakse rada, võistluskava ja räägitakse olulisemad reeglid üle. Ja siis on trennid, kus siis saab proovida kõiki oma pinte ja asju, mis tahetakse proovida. Ja siis on juba ajasõidud ja siis tulevad sõidud niimoodi järgmiste päevadega. Ja kaua üks sõit kestab? Umbes mingi 10-15 minutit. Ja, oleneb. Kui mingi väike õnnetus juhtub ja tahaks kordustart, siis jälle läheb, aega tuleb juurde. Aga jah. Kas sa saad nagu kodus ka kuidagi mingit eeltööd teha enne võistlust või saad seda rajapilti vaadata või midagi? Ei, no ikka saab rajapilti vaadata ja mõelda, mis võib-olla vindiga oleks parem minna sinna ja et kuidas võib-olla oleks selline ideaalseid kurve teha. Aga enamasti, eriti mingi kurvide vaatamine on selline, et võistlusel on kõik hoopis teistmoodi, et see nii palju oleneb mingi lainest ja kuidas tuul on ja kuidas kõik need nagu... Minu meelest on juba müstika see, et kui ma vaatan kas või jetisporti, et kuidas neile see rada meelde jääb. Esiteks see laine poid ja siis sa pead vahepeal veel mingi teise poiselt ära sõitma, et sul seda vahepeal ei ole seda tunnet, et oot, kus ma nüüd minema pean või? Ei, meil on õnneks selline üks nagu mingi ring, sõidad seda ringi lihtsalt, et meil mingi... Et vahepeal ei pea kuskile minema? Ei, õnneks mitte. Aga sa ise jetti pole mõelnud sõita, et või sellest paadist nagu vahepeal pausi teha või? Ma olen paar korda selle mingi püstise jetiga proovinud, aga ma ei tea, see tundub kuidagi hirmus ja mul ei ole seda tasakaalu nii head. Et ma ei teagi, mulle nagu paatidega meeldib kuidagi selline rohkem kinnisem ja nagu turvalisem mulle tundub mulle. Muidugi paljud mõtlevad, et mis osa siin turvaline on, et kui sa 90-100-ga seal kuskil vee peal oled, et pole päris turvaline. Ma ei teagi, kas jetid kiiremini ei sõida või? No, jetid sõidavad, oleneb ka, eks nad sõidavad ka kiiremini, aga see on jälle samas, vaata, sa oled kuidagi nagu püsti, seal on hea või istumisel, hüppad sealt maa, kui jamaks läheb, vaata, aga siin sa oled ju kinni. No siis saabki paadi sisse ära peita ennast. Kui... Palju see kütust võtab üldse? No ikka võtab. Kõik võtab ära, mis annad, on ju? Jah, ikka. No meil see GT30 võtab natuke vähem, kui see osi 400, aga ongi näiteks osi seal 400-ga saab vähem ringega sõita, sest see mootor kuueneb kiiremini üle. Nii et seal ongi umbes mingi 5-6 ringi, siis pead kiiresti, kui tahad kuskilt kellegist mööda sõita, siis peab kohe tegutsema, mitte nagu GT30 on vahepeal mingi 10 ringi sõidad, siis mõtled ette, et okei, et võib-olla nagu nüüd veel ei peaks, et nüüd peaks võib-olla nagu natuke mingi kuskilt nagu, ma ei tea, ründama, et on jah hoopis nagu, jah. Kuidas su stardid on? Oled sa stardis siuke, kes pigem saab alati kiiresti eest ära ja hoiab tempot või kuidas sul need on, oleneb? No me ikka proovime. See on alati meie selline nagu eesmärk olnud, et stardis kiiresti ära saada, aga vahepeal ei tule nii hästi välja ja noh, oleneb ka, kui palju teised sõitjad on vaeva näinud ja et mul võin kodus vaadata, et teha mingit hästi palju valmistada ette, et mul on nüüd ülihea start ja siis lähen starti vaatan, okei, teised panevad pikalt eest ära, et nagu, et me ikka sihime seda starti palju, et jah. Sa eraldi niimoodi starditrenni ei tee, et lähetegi vee peale ja nüüd harjutadki starti, et kuidas koha pealt kiiresti ära. Ei, ikka oleme teinud ja erinevaid mingi kuidagi, mis ma ei tea, kuidas, ikka teeme. Aga noh, ei olgem ausad, kui see võistlus on ja kui see lipukest juba näed, siis on juba kõik on läinud peast. Eks ta ole ikka. No järgmine eesmärk on uus klass ja ilmselt siis ennem ma saan aru, klassivahetust ei toimu, kui kuld on käes, MM-i kuld. No nüüd ongi, GT30-ga sai see aasta kõik ja nüüd ongi osi ja järgmiseid plaane hetkel ei olegi nagu jah,
jääda osi peale ja siis seal saada oma tiitel kätte ja siis edasi mõelda. Kui tugev seal klassis konkurents on? On, väga tugev on. Seal on nüüd, varasemalt oli mul klubikaaslane Rasmus Augasmägi seal, valitses seda klassi, ta oli vist 7-kordne maailmameister ja nüüd mõned aastad tagasi ta lõpetas ja siis sõitja, kes tema koos sõitis kogu aeg teise koha peal sõitis, siis on tema nüüd tulnud maailmameistriks seal mitu aastat järjest ja Euroopa meister ja tema on seal nüüd uus valitseja kui nii saab öelda, aga ei, seal on väga palju kiireid sõitjaid nii Poolast kui Inglismaalt ja igalt poolt, et seal on ikka tugev konkurents ja kõik ikka sõidavad päris julgelt, et ma eelmine aasta võistlesingi juba seal Tallinnas olid maailmameistrivõistlused ja seal ikka nagu natuke tuldi lähedale ja vaadati, et kas ma nagu annan alla või et ikka katsetati juba. No kui ruutame sündmustest ette, et kui see klass on ka nüüd tehtud, kas sul on juba nagu salamisi kuklas kuskil mingi järgmine plaan ka olemas või? Hetkel ei ole. Võib-olla siis kõhuli paadiklassides kiiremasse paadiklassi edasi minna, aga jah, see ei ole väga, siis kindlat plaani ei ole. Kas sul on üldse eeskujusid ka? Kas, ma ei tea, kas veemotosportlaste näol või üleüldiselt, et kelle tegemisi sa jälgid ja vaatad, et vot see on äge? No ma arvan, et ikka või veemotost ongi kõik mul seal klubis kõik nagu sõitjad ja treenerid, kes on ka nagu nii palju vaeva näinud ja kõik selle veemotoga. Ja ma ei tea, ikkagi peres õde on mul suureks eeskujuks alati olnud ja No kui mõni tüdruk veel mõtleb, et tahaks veemotospordiga tegeleda, mis sa talle ütleksid? Mis on näiteks see samm, et mis sind nagu motiveeriks ruttu hakkama tegelema selle alaga? Mis sa ütleks talle, et ta teeks selle esimese sammu ja läheks? Tuleks, istuks paati ja prooviks ja kui meeldib, siis nagu meil alati oodatakse uusi sõitjaid klubisse ja aidatakse kõiki. Ja ma arvangi, et tulla lihtsalt proovima ja ma arvan, et see sellest esimesed. Aga kui palju niimoodi klubis trenni teeb sõitjaid? Et ongi põhimõtteliselt tuleb tunne, et tahaks proovida ja saad nagu trennina kaasa teha? Meil nagu otseselt selliseid kindlaid trennipäevi ei ole, et ongi, mina lepin näiteks treeneriga ja ise kokku, et millal kellelegi sobib ja siis me teemegi. Siis kui sobib põhimõtteliselt trenni kõigile ja kuidas ilm on, sest ilmast oleneb ka nii palju. Et kui on väga suur tuul, siis võib-olla ei ole kõige toredam seda trenni teha. Aga jah, ei, ma arvan, et kindlasti, kui väga tahta, saab sellised kindlad treenipäevad ka kokku leppida. Et jah. Kas sind ei hirmutanud algul see esimene võistlusele minek või kui sa tegelikult ei olnud ju varem nagu kokku puutunud, et see oli natuke tekitas alguses ärevust? Ikka hirmutas, sest ma arvan, et me nagu tegime trenni vist 6 aega, natuke üle 6 aja, siis oli juba, et öeldi, et võiks tegelikult võistlustele minna, et esimesed või Eesti meistrivõistlused tulevad, siis oli küll selline, et kas on nagu, ma ei tea, kas ma olen valmis, aga sai selle esimesed nad stardid tehtud, siis oli küll selline, et okei, vist olin valmis, et tegelikult oli päris tore ja mulle täiega meeldis juba esimest võistlusest nagu alates kõik see. Kas sulle peale veemoto midagi ka veel meeldib või kas jääb sul üldse aega mingite muude asjadega ka tegelemiseks, hobideks? No ma viimasel nüüd pool aastat olen kuduma hakanud. Ma ei tea, kus see nüüd tuli ja nüüd ma olen sellega natuke tegelenud, loen nii palju, kui saan ja ma ei teagi, nagu spordialadest mulle meeldib talvel, kui aega jõuab, siis lumelavaks sõitmas käia ja jah. Kui tihti sa üldse sind Eestis sõitmas näeb? No kui Eesti meistrivõistlused on, siis ma ikka sõidan. Eestikat ikka teed kaasa, et Eestit ei ülgaid? Ei, ikka teen kaasa nii palju, kui ikka saab ja et nüüd ma olen vist 7-kordne Eesti meister selle aastaga vist. Nii et ikka ma Eestis ikka proovin ka olla esindatud ja sõita kaasa. Kas seda ei ole juba, et aitab, mis ma seal ikka teen või on see, et ei tea, kas saaks mingi 10 meistritiitlit kokku või? Ei, nagu ma arvan, et see on oluline ka ikka Eestis nagu sõita, kui ma olen nagu Eesti sõitja. Et jah, vahepeal on natuke, et kui meil kõrvalt riikidest ei tule sõitaid kokku, siis sõidame 2-3, see on see vahepeal natuke igav, aga tuleb sõita. Mis sa arvad, miks neid sõitjaid vähe on? No jah, see sport on kallis ja
ta on nii selline nagu, ongi, täpselt ei räägita sellest väga palju, keegi ei tea seda, ta on kallis ja pluss sul on vaja sellist nagu tiimi selle juurde, kes nagu aitab ja tegeleb sellega. Üksi paadiga ei lähe kuskile? Pigem ei tule kuskile, et see on jah selline tiimitöö. Jah. Aga palju sul sellist kokkupuudet näiteks kas või mingite väikeste fännidega on või mingi teiste sõitjatega, kes lihtsalt kirjutavad või inimestega, et issand jube äge, sa ikka paned ägedalt? Ikka vahepeal kirjutatakse ja nagu tullakse võistlustel ka, aga jah, me kohas sõitjatega ikka vahepeal räägime ja muljetame, et kuidas võistlus oli ja et kuidas jah, no ma vaatan, ega sa ise ka ju väga nagu sotsiaalmeedias vist ise väga palju ei postita. Ei, ma ei ole väga selline sotsiaalmeedia inimene. Mulle meeldib, kui midagi sellist tähtsat, siis ma postitan midagi. Aga võib-olla peaks rohkem, siis saaks võib-olla rohkem tähelepanu ka veemotole. Ma just mõtlen ka, et sul on endal on põhimõtteliselt kinnine konto, midagi ei tea, midagi ei näe seal on ja siis mõtled, ei tea, huvitav, miks keegi sellest alast midagi ei tea, et maailmameister meil siin hoiab ka kõik endal on ja et ma just mõtlen, et äkki selline, ma ei tea, päris blogi, mida ma ei pea, aga kas või mingid videod on, et kuidas sa võistlustel käid ja kuidas see protsess välja näeb kõik. Ja, ei, ma ikka vaatan, meil on siin eestlased ka, kes on ikka tehtud eraldi sellised Facebooki lehed või siis sellised nagu postitatakse ikka, et kui minek on kuskil võistlustele, siis tehakse mingid postitused või siis meil ongi see jetisportlane on Jasmiin, kes postitab ka kõike igapäevaselt. Kus ta läheb, mis ta käib. Et tegelikult on ülihuvitav jälgida ja näha, et kõike. Ma olen mõelnud, et peaks, aga samas on selline, et nagu ma ei teagi, et jah. Võib-olla ikka peaks, sest tegelikult oleks äge vaata, kui inimesed, need, kes ei ole seal sees on ja et siis need võib-olla esiteks nad ei saa aru, et miks keegi tahaks sellise asjaga üldse vee peal nii kiiresti sõita on ja kuidas see tegelikult välja näeb ja see on ikkagi põhimõtteliselt töökoht juba sul ju. Ta ikka võtab päris palju aega ja ei, ma olen vist ühe korra teinud sellist Instagram takeoverit ja siis ma ei tea, kuidagi pinge oli ikka terve päev otsa peal, et see, mis ma nüüd pean postitama, et nagu... Kas see on okei või? Kas seda on normaalne panna enne sinna? Et ma ei tea, siis ma vahepeal mõtlen, et siis lisapinget ei ole vaja, et niigi on kuidagi kõik see suvi eriti kiire. Et eriti kui mingid tööl ka käin, siis on nagu väga ei jõuagi. Pead õe kaasa võtma, assistendiks sotsiaalmeedia spetsialist kaasa, sest võib-olla siis ka leiab seda kõlapinda rohkem, ega tegelikult üldse kui naiste või spordi kohta vaatad siin, siis hakkad näiteks kas või koostama mingit intervjuu vormi ja kus ma infot saan. Okei, leiad ühe artikli, teise, ega tegelikult nagu väga palju ei olegi saada. Okei, sinu kohta oli natukene lihtsam, et Veemotospordiliidul on ilusti kõik tulemused on ju olemas, pluss su viimane intervjuu, aga muidu on nagu vaikus. Alles siis justkui nagu kui see maailmameister tiitel tuli, siis alles nagu räägiti, aga vahepeal, et MM pronks või hõbe või kus need uudised on? Jah, et üldse nagu ma ükspäev just vaatasin, meil tehti selline Eesti veemoto 100 aasta selline raamat ja ma just lehitsin seda ükspäev vaatasin, et seal oli ka kirjas, palju meil neid maailmameistreid on ja palju neid tiitleid üldse 100 aasta kokku tulnud on, et see on nagu uskumatu. Need nagu selline väike riik on ja meid nagu sõitjaid tegelikult ei ole väga palju ja nagu ja kuskil ei mainita, et tegelikult meil on ju nagu iga järgmine sõitja on maailmameister peaaegu või nagu, et jah, kuidagi üleüldse on nagu seda, ma ei tea, Eesti võiks ka rohkem natuke kajasta võib-olla. Võib-olla peab ise hakkama rohkem peale pressima, või kas või pressiteateid välja saatma meedia nendele, et kui nad ise ei taipa, ega ilmselt nad ei jõua ka, aga et lihtsalt kas või spordiuudised võiks ju ikkagi meie need säravamad hetked kuidagi ära jäädvustada. Viimasel ajal isegi on nagu, tundub, et näidatakse seal. Aga palju nagu vahepeal näiteks su sõite või neid kajastatakse, oled sa üldse märganud või palju sul intervjuusid küsitakse? Pigem on vähe. Või nagu ongi mingi võistlustel koha peal mingi sellised, küsitakse mingi, ma ei tea, kui ongi mingi Itaalias mingi võistlused, siis küsiti seal mingi intervjuud, aga need lähevad tavaliselt kuskil sinna Itaalia mingi, isegi ei tea kuhu ja siis, et Eestisse need tavaliselt ei jõua ja ja kui sa maailmameistriks tulid, kas siis kuidagi see muu meedia seal ümber, isegi teistesse riikidesse, kas seal kuidagi ei tundunud, et rohkem mingit melu läks, et kui okei, Eesti on nagu on, aga et nagu muu maailm? Ei, mulle tundus küll, et natuke nagu jõudis mu nimi natuke kaugemale kui varem, aga või see ala on ikkagi nii spetsiifiline? Ta on ikka spetsiifiline, eks see nagu jõudiski rohkemate nagu võib-olla veemotosportlasteni, et ma ei tea, kui palju ta nagu niisama tavainimesteni jõudis.
no kui sa saaksid ajast tagasi minna, no mis nõu sa endale annaksid? Mida sa teistmoodi teeksid? Võib-olla nagu võtta võistlust natuke rahulikumalt ja nagu nautida rohkem kõike seda ja nagu ma ei tea, mida ma olen nagu viimase aastaga, et ma lähen võistlustele, ma lihtsalt olen ja nagu kuidagi naudin seda olemist ja sõitmist, et ei pea nagu nii palju üle pingutama ja üle mõtlema kõike seda. Et läheb nii nagu läheb ja et vahel ei olegi õnne ja alati ei pea kõige paremini minema. Kuidas sinna jõuda, see on päris väga hea omadus, sest olgem ausad, kui ikka võistlus on, tahad või ei taha, sees juba veits liblikad juba liiguvad, nii kui sa näed, et on mõned minutid jäänud, siis juba hakkab see ärevus tulema riidesse, on ju, et see omadus nagu suuta jääda rahulikuks on ikka väga imetlust väärt. Ja see ikka tuli aastate jooksul, et see ei tulnud kohe, aga ma ei tea, ma arvan lihtsalt see, et ma olen nii palju trenni teinud ja see, et nagu paaditunnetus on nagu nii selge, et ma istun paati, ma tean täpselt, mis ma teen ja nagu mingi erinevates olukordades, mis ma tegema pean, siis see kindlalt aitab seda nagu, et sa ei ole selline, et kui see tulemus ei tulnud selline nagu tahad, siis kiiver lendab ja kõik on halvasti. Õnneks mitte. Et natuke ikka on selline kurb või nagu pettumus, aga see on nii, et vahel ei tulegi midagi. Selle eest on väga palju tulnud. Jah, õnneks küll. Kokkuvõttes võib öelda siis, et uus klass, uued medalid, uued sihtmärgid ja Eestis me näeme ka sind sõitmas. Ikka, jah. Nii et me oleme kokku leppinud, nii et millal me selle kullamedaliga puhul uuesti siis juttu teeme? No loodetavasti järgmiste lähimate aastate jooksul, aga ei oska veel nii täpselt. Vaatab, kuidas läheb ja. Kuule, aga super, suur tänu, et sa tulid ja nii äge oli kuulata ka seda veemotospordi elu natukene lähemalt ja ma loodan, et ka teised inimesed hakkavad võib-olla rohkem pöörama tähelepanu sellistele aladele, mida paratamatult, mida liiga vähe kajastatakse. Ja sina siis ära palun unusta, hakka siis influenceriks, et me tahame kõik teada, milline see kiirpaadi elu seal on ja kuidas sul võistlustel läheb. Nii et suured tänud selle. Aitäh.